Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Kes see kõnnib kõrta mööda, astub aia ääri mööda, kinnitab seinale loosungeid, siniseid, kollaseid, punaseid. Kes see mõõdab maantee kraavi, püstitab neoonreklaami, näitab tuld ja näitab teed, nagu hele päikene. Ta oma hääle puhtaks köhatab ja õige suuna elus kätte juhatab. Ta tahab sulle ainult kõike hea ja kuidas seda saada ainult tema hea. Ta pole mitte iial pika vihaga, kui uksest välja lendab, aknast tuleb ta. Ja kui ka seda puhku midagi ei saa, on varsti jällegi su ukse taga ta. See mees on valimin mees, see mees on valimin mees. Mõni nainegi on valimin mees, sest hea on valimin mees. Sinu teleris on valimin mees, sinu raadios on valimin mees, sinu ajalehes valimin mees, postkastis valimin mees. Ta oma hääle puhtaks köhatab ja õige suuna elus kätte juhatab. Ta tahab sulle ainult kõike hea ja kuidas seda saada ainult tema teab. Ta pole mitte iial pika vihaga, kui uksest välja lendab, aknast tuleb ta. Ja kui ka seda puhku midagi ei saa, on varsti jällegi su ukse taga ta. Sulle helistab valimin mees, võta toru, see on valimin mees. No kes see toksib aknale, ei ole tihane, on valimin mees. Sinu külmakapis valimin mees, WC-s on valimin mees, sinu voodis on valimin mees, sinu südames on valimin mees. Mis passite seal niisama, mu lehmad 10 niisaga, kui toetad mind küll varsti näed need Piimajõed ja Pudrumäed. Võta mind, mul on suudlemata kuuled, võta mind, mul on heladega käed, võta mind, mul on vabaduse tuuled, võta mind, mul on armastuse mäed. Olen valimin mees, sinu valimin mees, mul on pikad vuntsid ees, mul on patareiti sees, olen hästi mõnus mees, minu naine on mees, teie juhiks teie ees, olen kõige parem mees. Olen tark, olen vahva, olen ilus, olen rahva, olen kategooriline, natuke retooriline, olen kõige suurem sõber, teie vend ja teie õde, vestapost ja vahinorm, hing ja ihatung ja torm. Minu erakond on parem kui su ülikond, minu ülikond on parem kui su ülikond. Kui sa tahad, et sul oleks parem ülikond, ära kahtle, vali ruttu minu erakond. Nüüd on tekkinud küll sihukene olukord, minu arust küll on kätte jõudnud minu kord. Kui kontrolli alla painutatud olukord, tule külla, anna juttu mõni teine kord. Olen valimin mees, valimin mees, valimin mees, valimin mees, olen valimin mees, valimin mees, valimin mees, olen valimin mees, mull. Uudiseid koduvabariigist. Siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna stuudios Ignar Fjuk, Peeter Koppel ja Priit Hõbemägi ja mul pole saate alguse laulu kuulates ammu enam nii head tuju olnud kui seda. Minu erakond on parem kui sinu ülikond, minu ülikond on parem kui sinu ülikond ja siia saatesse sõites ma juba laupäevane päev muidugi juba jõudsin märgata valimistelke siin ja seal ees seisid inimesed, kellel oli seljas parem ülikond kui on minu ülikond ja kelle erakond on palju parem kui minu erakond, kuigi mul erakonda ei olegi. Aga siin me oleme, et kõiki neid asju arutada, see oli siis Peep Shop Boys ja loo nimi oli Mull, mis siis
kõige lõpuks ka öeldi, eks see oli ka vihje sellele, et kõik need valimislubadused on üks selline paras mull, aga hakkame siis seda valimiste asja ajama ja sellest rääkimusest jäänud on kohalike valimisteni ainult 15 päeva. Kui nüüd Peeter jätkab, ma ütlen, et Priit, sinu erakond on vaba sõna ja vaba ajakirjandus. See on täitsa õudne, nüüd keegi võtab selle nime ära ja järgmistel kohalikel valimistel on vaba sõna ja vaba ajakirjanduse erakond, siis on asjad halvad. Aga valimiseelne periood on ju selles suhtes vähemalt meile siin meeldiv ju, et uudiste voog tiheneb ja hakkavad tulema sellised huvitavad uudised, mis ühel või teisel viisil on valimistega seotud. Ja mis mul näiteks silma jäi see, et parempoolseid ei tahetud debatti lasta ja siis nüüd on neil tulemas sellega seoses kohtuasi. Ja nüüd tekibki küsimus, et kas peaks parempoolseid laskma debatile või ei peaks laskma, aga arvestades vähemalt nende toetusi reitingute järgi, siis ju tegelikult teoreetiliselt võiks. Selle piirangu taga olevat Rahvusringhäälingu nõukogu otsus, mis siis sätestab valimistega seotud meedias, avalikus Rahvusringhäälingu meedias esitamise korra ja mis puudutab siis osalemist telesaadete debattides, mis siis teatavasti toimuvad teisipäeviti, seal on siis seatud nõukogu poolt piirang, et kui osalejaid, soovijaid on rohkem kui kohti on seal, neid olevat ainult 8, et sel juhul võib Rahvusringhääling teha valiku sõltuvalt siis nimekirja pikkusest ja sõltuvalt siis platvormi terviklikkusest. Ja sellega seoses mul tekib paar väga olulist küsimust. Esiteks, Rahvusringhäälingu seadus sätestab selgelt, et poliitilise tasakaalu tagamiseks tuleb kõigile valimistel osalevatele kandidaatidele anda võrdsed võimalused. Ja kuskil pole selles seaduses delegatsiooni, et Rahvusringhäälingul või tema nõukogul on õigus seda võrdse kohtlemise printsiipi kuidagi teisiti reguleerida. See on suva, mida Rahvusringhääling on endale lubanud ja seejuures see kord, mis siis sätestab selle, et sõltuvalt nimekirja pikkusest ja platvormi terviklikkusest määrab Rahvusringhääling osalejad, on ka see kuidagi minu meelest täiesti nõukogu poolt lati alt läbiminek, sest esiteks valimisprogrammi terviklikkus saab hinnata ainult valija. Minu teada ei ole Eestis ühtegi isikut, meil puuduvad ka kuningad ja keisrid, kellel oleks õigus seda hinnata ja selle järgi otsustada, et ühe nimekiri sobib, on parem teistest ja teiste puhul mitte. Teiseks, mida ütleb nimekirja pikkus? Sõltuvalt, kas näiteks üks erakond saab riigilt toetust, rasvast toetust, seetõttu, et ta Riigikogus või mitte, on ka valikud, mida erakonnad teevad või valimisliidud teevad, kui pikad on nende nimekirjad, sest tuleb maksta ju väga suurt kautsjonit. On erakondi, kes panevad nimekirja isegi rohkem, kui on kas Riigikogus kohti, kui on Riigikogu valimised või kohalikus omavalitsuses, viimased võib-olla saavad 1, 2, 3 häält, esimesed 2 kandidaati üldjuhul võtavad üle poole või 2/3 häältest, et see, palju on nimekirjas kohti, ei tähenda mitte midagi. Ja kolmandaks, et juhul, kui nüüd tõesti hoiab Rahvusringhääling ehk siis Eesti Televisioon kinni sellest aastatepikkusest heast traditsioonist, et stuudios on see 8 pukki ja 8 puki taga on siis 8 kandidaati, kui tõesti on neid kandidaate rohkem, võib ju kaaluda võimalusi. Saade on teatavasti 2 osas, et on jagatud 2 või tehakse rohkem kui ainult teisipäeviti või lõpuks, kui ka seda ei suudeta loovalt lahendada, siis heidetakse kas reitinguga alusel mingisugune loosiratas või küsitakse kihlveokontoritelt, nagu Eurovisiooni laulude puhul ja nii edasi. See viimased paar märkust olid naljamisi öeldud, aga mitte mingil juhul teha sellise range otsuse, et meie otsustame, kelle platvorm on parim ja seetõttu teie olete avatud tulema saates.
sellel on jah selline eriliselt suure subjektiivsuse maik tegelikult küljes ja noh, kui tahetakse võib-olla natukene rohkem õiglust ja kohad on piiratud, siis eksisteerib ju ometigi selline huvitav otsustusmeetod nagu liisu heitmine ja mina antud juhul ei tee nalja ja ütleme, kui ma mõtlen ka kihlveokontorite numbritele, siis noh, need numbrid väga paljuski erinevates prognoosimisprotsessides on suhteliselt kvaliteetsed. Nad on suhteliselt kvaliteetsed sellepärast, et seal osalevad inimesed, kes on sinna päriselt ka paraku oma raha panustanud. Ja noh, poliitika ei ole isegi ainukene valdkond, kus kihlveokontorite numbreid tasub tegelikult vahetevahel ka vaadata. Ja no läks paar sammu tagasi, et kõigepealt sa, Ignar, alustasid siin põhiseaduse tsiteerimisest ja ma mäletan Eesti vaba ajakirjanduse algust siin 90. aastatel ja toimetuses käisid alalõpmata sellised vanamehed, kellel oli võidunud pintsak, vana nahkportfell ja seal sees oli täiesti täis kirjutatud Eesti Vabariigi põhiseadus, kuhu nad olid kirjutanud palju kommentaare ja siis nad lahendasid nagu kõiki maailma probleeme, mis üldse võisid ette üles tõusta, lahendasid siis selle võidunud põhiseaduse alusel ja ütlesid, et kõik on nagu valesti. Et no, et eks selliseid tegelasi on olnud näha. Nüüd, kui me vaatame siis, kuidas elu päriselt funktsioneerib, siis me näeme, et põhiseadus on meie tegutsemise alus ja selle tõlgendamine on vaba. Ja selle tõlgendamine on vaba nii isiklikul tasandil kui ka juriidilisel tasandil. Miks meil muidu on siis põhiseaduse kommenteeritud väljaanne? Miks meil on muidu see olukord, kus Eesti Vabariigi riigipea, president Alar Karis on 2 korda saatnud tagasi siis Riigikogusse selle kurikuulsa kirikuseaduse ja ei kuulutanud seda ka seekord välja, vaid saatis selle Riigikogusse. See on põhiseaduslik vaidlus. Ehk ma tahan sulle öelda, et põhiseadus siiski ei ole selline asi, et sealt lugeda üks lause ja siis öelda, et need asjad kõik niimoodi ongi. Sellepärast, et Eesti Rahvusringhääling, mis tegutseb siis oma seaduse alusel, võib-olla peaks ka vaatama, milline on siis Rahvusringhäälingu seadus ja mida nüüd praegu hakatakse muutma, see on omaette küsimus, aga nüüd, kuna ma olen olnud paar aastat Rahvusringhäälingu nõukogu liige ja ka Ignar on olnud Rahvusringhäälingu nõukogu liige, siis mul on olnud isiklikku kokkupuudet selle sama konkreetse dokumendiga, mille alusel siis neid tele- ja raadiovalimisdebatte tehakse. Ja see oli ülimalt bürokraatlik dokument, see oli juhatuse poolt, tuli siis nõukogusse, tuli see dokument ja siis nõukogu liikmed pidid selle üle vaatama, üldiselt selle vastu mingit huvi ei tuntud, aga minus pälvis see siis tähelepanu selle tõttu, et nii-öelda erameedia esindajana ma nagu nägin seda, kui meeletult üle bürokratiseeritud oli kogu siis see valimiste kajastamise protsess ERR-is ja ma sain ka aru, mis oli selle põhjuseks. Selle põhjuseks oli paaniline püüd vältida vastuolu siis seadustega, paaniline püüd vältida seda, et keegi ei saaks kaevata ERR-i kohtusse, keegi ei saaks ERR-i süüdistada selles, et nad ei ole olnud maksimaalselt tasakaalukad, maksimaalselt neutraalsed ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja sealt sündisidki kõik need erinevad siis mitu inimest kuskil võib olla ja kui palju ja millises järjekorras ja kellel on pruunid sokid ja kellel on kollased sokid, see oli minupoolne nali seal, aga see bürokratiseerituse tase oli täiesti uskumatu ja siis, kuna minus see huvi äratas, siis ma seda dokumenti lihtsustasin oluliselt, pärast siis nõukogu kiitis selle heaks. Mida nõukogu sellega edasi teeb, ausalt öeldes ma ei tea, meie käest ta läks ära, ta läks juhatusele tagasi, kas nad peaksid selle avalikult kuskil edasi panema, ausalt öeldes selle vastu ma mingisugust huvi ei tundnud ja mul on selline tunne, et enne iga uut valimist teeb juhatus uue dokumendi ja laseb selle uuesti läbi nõukogust, et see on nagu selline nagu telgitagune ja mulle tundub, et seekord on siis ERR astunud nagu reha otsa või saavutanud sellise vastuproduktiivse tulemuse, et nad on teinud enda jaoks ülimalt nagu struktureerituks kogu selle asja, et igal juhul vältida võimalust, et neid saab millestki süüdistada, nad saavad endiselt tippprokurörid saavad hagi kaela, et see on ikka niisugune, ma ei tea, see on nagu nali kuubis, ütleks.
see on muidugi õige, mis sa kirjeldad nõukoguga seonduvat, aga kuivõrd sa viitasid põhiseadusele ja selle kommenteeritud väljaandele, mis on mahukad teosed, mis ka ütleb, et põhiseadust ei ole väga alati üksüheselt võimalik lugeda, sellest järeldused teha, kuid on üks erand. Ja see on see, kui põhiseaduses on mingisuguse väga, mis puudutab õigusi ja kohustusi, selles peatükis olevaid sätteid piirata, siis peab olema seal selgelt öeldud, et seda võib teha ainult vastavalt seadusega. Niisama mingi ministeeriumi määrus või mingi omavalitsuse suva ei saa seda teha. Ja kui mina lugesin ette selle ringhäälingu seadusest tuleneva, et kõikidele poliitilistele jõudule peab olema võrdne võimalus oma kandidaate esitleda, siis ka sel juhul, kui seda seaduse sätet ei täideta, siis ka seal peab olema delegatsioon, et kellel on siis õigus seda teha. Ja seal ei ole mitte ühtegi õigust kellelegi antud, nii et see on selle osa. Aga see, mida sa rääkisid nüüd nõukogust tehtavat dokumendiga seoses, antud juhul siis see valimiste kajastamise kord, siis mina ega ka sina ei leidnud seda avalikust Rahvusringhäälingu netikoduleheküljelt. Seda ei ole ja kui jälgida, kuidas siis ühelt poolt siis parempoolsed, kes on kaevanud kohtusse ERR-i ja teiselt poolt siis ERR, kajastavad või käsitlevad seda täitsa erinevalt. Parempoolsed ütlevad, et üldjuhul peab olema kuni 8 kohta, aga ERR ütleb, et seda üldjuhul nagu seal ei ole ja need on täiesti erinevad. Kui see dokument oleks avalik, siis me täpselt teaksime, millest on jutt. See muidugi ei muuda asja olemust, et ERR ei peaks määrama 8 kohta ja milles on siin see iva, millele sa ka, Priit, mainisid, mida ka mainisid, on see, et need eelnõud nõukogu koosolekule toob üldjuhul ERR-i juhtkond ja nemad proovivad nii-öelda oma tagalat kindlustada või nad sinna kirjutavad oma traditsioonilise korra, kuidas miski asi on toimunud. See ei ole üldse nõukogu otsustuspädevus määrata ära, milline on siis see konkreetne teisipäevaõhtune debati koosseis ja mismoodi see välja paistab. Selle peale raputab Peeter ainult pead, aga ma toon sellesse nii-öelda plot twist, nagu noored ütlevad. Et siis tas, see on selline ootamatu süžee muutus, mis pöörab kõik endised asjad pea peale. Ja kui me nüüd vaatame, et see olukord, millest me siin räägime, et parempoolsed ei pääsenud, andsid või annavad ERR-i siis kohtusse, siis sellele ERR muidugi vastas, et aga milles asi on, et kutsed pole ju veel välja läinudki. Et kuidas on võimalik siis esitada hagi, et parempoolsed ei lasta debatile, kui kutsed pole välja läinudki. Et kuidas see on? Aga nüüd plot twist number 2, mis pöörab olukorra hoopis teistmoodi. Keda siis parempoolsed tahtsid? Kes see inimene oli, keda siis sooviti, et ta esineks sellel debatil? Selle inimese nimi on Vahur Kraft, kunagine Eesti Panga president ja parempoolsete Tartu linnapea. Ja kes on siis jälginud ajakirjandust, siis on saanud oma mälu värskendada sellega, et Vahur Krafti nii-öelda pikal ja viljakal eluteel on olnud üks selline kummaline ja väga palju vastukaja tekitanud juhtum, mis on seotud siis sellise asjaga, mis on VEB-fond, need vanemad olijad on VEB-fondi afäärist oksendamisena kuulnud, nooremad ei tea sellest mitte midagi, aga põhimõtteliselt oli asi nii, et Eesti iseseisvumise ajal külmutas 90. aastatel Venemaa taas iseseisvunud Eesti pankade vara ja selleks, et Eesti pangad ei läheks pankrotti, siis loodi Eesti Panga presidendi Siim Kallase eestvedamisel riiklik VEB-fond, mille idee autor oli tema nõunik Urmas Kaju, kes on meie hulgast nüüd tänaseks lahkunud ja sinna sellesse fondi tõsteti nii Eesti riigile kui eraisikutele kuulunud külmutatud nõuded ja Venemaa poolel ei olnud mingisugust raha, seal oli $60 miljonit, mingisugust huvi selle lahti külmutamiseks, aga siis selgus ühel hetkel, et $30 miljonit sellest fondist on tõstetud Eesti Panga poolt välja saadetud dokumendi alusel sellest fondist välja ja teise dokumendi alusel ka välja makstud täiesti kummalisele inimesele, kelle nimi ei ole üldse oluline
ja kes on ennast sellest ajast peale edukalt varjanud avalikkuse eest. Nendel dokumentidel oli Eesti Panga presidendi Vahur Krafti allkiri. Ja seda uuriti omal ajal väga põhjalikult, uuriv ajakirjanik Toomas Kümmel on sellest kirjutanud ka terve raamatu, ajakirjandus on sellest kirjutas 10 aastaid ja algatati ka kohtulik uurimine, selgitati, et dokument oli võltsitud, millega need rahad siis kanti VEB-fondist välja, ilmus välja veel teine võltsitud dokument ja nendel mõlematel oli siis Eesti Panga presidendi Vahur Krafti allkiri ja aegumise tõttu need uurimised ei jõudnud kaugemale kui lihtsalt uurimisteni. Vahur Kraft käis ka Riigikogu siis erikomisjonis seda asja tutvustamas ja võttis ka sinna kaasa ühe järjekordse võltsitud dokumendi. Tema defense line või siis nii-öelda eesti keelesse kaitselause on minu meelest geniaalne. Ma ei mäleta, et ma oleksin teadlikult selliseid asju teinud, ehk ta ütleb, et jah, et mis iganes, aga igal juhul mina ei mäleta, et ma oleksin teadlikult siis dokumente võltsinud või siis allkirjastanud võltsitud dokumente, aga kui see asi lõppkokkuvõttes välja tuli, siis astus Vahur Kraft kiirelt ka tagasi, siis Peeter mäletab täpsemalt, mis panga juhina ta töötas tol ajal. Tunnistan, et enam ei mäleta. No okay. Aga mina mäletan, suure panga juhin ja nüüd see on teema, mis kerkiks üles selles saates, see oleks teema number 1 ja ainuke teema, millest selles saates räägitakse. Ja ma arvan, et Lavly Perling võiks olla väga õnnelik, et Vahur Kraft ei satu võib-olla sellesse saatesse, aga kui siiski satub, siis ta võiks olla väga õnnetu. Ja aga ma ütleks ka, et Lavly Perlingu sellised ebamäärased väljaütlemised Vahur Krafti kunagiste tegude osas on sellised vingerdavad ja noh, et jah, et kuidagi võib-olla midagi oli, aga midagi ju siis nagu ikkagi ei olnud ka, et kuulge parempoolsed, no saage aru, et see on reaalsus, et siis küsitaksegi kogu aeg ainult Krafti kohta, et võib-olla päris hästi, kui ta ei lähe sinna. Mina mäletan sellest ajast, kuigi ma ei tahaks seda rohkem meenutada, sest ma tõesti rohkem ei mäleta, kui ma proovin markeerida seda Vahur Krafti ütelust kuidagi teistviisi, et dokument, mis siis kuidagi kirjeldas seda, et mingisugune summa miljonit Peterburist siis pangast võeti välja, et see dokument oli seotud 75 aastaks salastatuse Griffiga, kui ma arvan, ma mäletan õieti. Ja ma arvan, siiani on see nii-öelda salastatuse Griff toimes, nii et me ei tea täpselt, kes või mis selle raha sai, aga kuidagi ma mäletan, see oli seotud ka mingisuguste erakondade või erakonnaga. Kes raha sai, see oli Aleksander Matt vist, üks kummaline ärimees, et see nimi ei ole üldse tundmatu, see on ajakirjanduses teada, teda on isegi korda 2 intervjueeritud ilma eriliste tulemust. Aga palju olulisem, ma arvan, on ikkagi ka tollest debatis, kus parempoolsed nüüd ei osale, on ikkagi see, et mis on nende valimiste peamised teemad, et kuivõrd on nad kaetud üleriigiliste probleemidega ja kuivõrd nad mõnes linnas, on see siis Tallinn või Tartus, ka puudutavad mingid reaalseid olukordi, mis linnas on täiesti nii-öelda seinast seina erinevast positsioonidel olevate valijatega ja nõuavad selgust. Ma mäletan, et mingis linnas, see oli kas Šveitsis või Norras, oli ühe kohalike valimiste debatiks kujunes, kas taastada endine nii-öelda trammiliikluse süsteem või minna hoopis mingile uuele mudelile. Need olid alternatiivid ja selle üle käiski vaidlus ja selle tulemusena valiti koosseis, kes nii-öelda realiseeris enamuse tahte. Mina mäletan ühel kohalikel valimistel vist viimastel Tallinnast üks erakond, tema põhiteema oli kas rajada Helsingi-Tallinna veealune tunnel, mis puudutab siia kohalike omavalitsus. No kohalike omavalitsustega on tänapäeval viimastel valimistel suhteliselt ilmselt vähe pistmist, sellepärast et kui nüüd vaadata kogu seda infovoogu, vaadata seda, et milliseid sõnumeid antakse, siis see paistab olema selline üldrahvalik usaldamatuse avaldus praegusele valitsusele. Mis puudutab eelmist teemat ja seda huvitavat härrasmeest
kes nii-öelda raha välja võttis, siis mina olen natukene noorem ja ma tunnistan, et see VEB-fondi teema oli midagi sellist, mis mingisugusel, ütleme sellisel üliõpilase ajastul kogu aeg nagu lehtedes taustal käis ja ega nagu väga hästi aru ei saanud, et mis seal toimus. Aga ühel hetkel juhtus nii, et ma sattusin selle härrasmehega kokku ja olin sunnitud temaga kuskil 2,5 tundi arutama. Ja härrased, ma kinnitan teile, et ma arvan, et tegemist oli top 3 kõige ebameeldivama inimesega, keda ma nagu kunagi näinud olen, kellega ma kunagi olen pidanud suhtlema. Ta oli selline huvitav tegelane, kes lisaks sellele, et ta rääkis praktiliselt ainult vulgarismides, oli ahelsuitsetaja, siis ka ta Swiss Hotelli radiaatori peal oma sviidis kuivatas oma sokke, nii et no vot, sinna see raha kõik läks, nii et parempoolsed jah, mõelgu parem järele, aga tõepoolest, kui me sellest alustasime, et kuidas need debatid siis, keda sinna kutsutakse, et Peep Kala ütles siis Delfile, et ETV valimisdebattidesse kutsume erakondade esindajad vastavalt ERR-i nõukogu poolt kinnitatud valimiste kajastamise korrale ja selles on sätestatud, et teledebattides osaleb kuni 8 väitajat vastavalt erakonna valimisnimekirja pikkusele ja programmi terviklikkusele ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga vaadatagu siis, selge on see, et juhatus täidab seda korraldust, mis nõukogu on andnud ja igaüks võib otsida ERR-i nõukogu liikmed üles veebist ja siis esitada neile pretensiooni, kui nad seda ise tahavad teha ja siinkohal väike paus.